Vaatame nüüd, kuidas määratakse magnetjõusuund ja kasutame selleks siis vasaku käe reeglit. Vasaku käe reegli mõistmiseks aseta end ette oma vasak käsi peopesaga ülespoole. Sa näed, et 4 välja sirutatud sõrme ja pöial asuvad teineteise suhtes täisnurga all. Ja kolmanda 2 eelmisega ristuva sihi saame, kui me suuname kolmanda sihi peopesaga risti. Ja kokkuleppeliselt määratakse siis vasaku käe reegel järgmisena. Käsi asetatakse alati selliselt, et magnetväli tuleks peopessa. 4 sõrme näitavad positiivse osakese liikumise suunda, mis on ühtlasi ka voolusuund. Ja rõhutagem siin siis seda, et kui liigub negatiivne osake, siis peavad need 4 sõrme näitama negatiivse osakese liikumisele vastupidist suunda. Ja kui need tingimused on täidetud, ehk siis väli tuleb peopessa, sõrmed näitavad positiivse osakese ehk voolusuunda, siis pöial määrab ära magnetjõu suuna. Kuna joonisel on väga tülikas joonistada 3 ristuvat vektorit, 3 tasandis ristuvat vektorit, siis on võetud kasutusele tingmärk, mis siis tähistab vaatesihiga ristuvat vektorit. Põhimõtteliselt on 2 võimalust. Vektor läheb peopessa, vektor tuleb paberist välja. Ja seda tingmärki, mis siis määrab vaatesihiga risti nii-öelda paberisse suunduvat vektorit, märgitakse siis selliselt ja kui siis käsi tuleb asetada nii, et vektor B, mis kirjeldab siis magnetvälja suunda, läheb peopessa, siis tuleb asetada peopesa käeseljaga vastu paberit. Kui aga on olukord, kus väli tuleb paberist välja, teravik on suunaga üles, siis kasutatakse selle olukorra kirjeldamiseks sellist sümbolit. Ja kui me peaksime nüüd asetama oma vasaku käe, et väli tuleks peopessa, siis tuleb asetada käsi peopesaga allapoole vastu paberit. Peopesa ülespoole, väli tuleb peopessa, peopesa allapoole, väli tuleb peopessa. Ja nüüd siis proovime seda teadmist rakendada 4 näidisülesande lahendamisel. Me näeme, et siia on peale märgitud magnetvälja suund ja jõusuund. Magnetväli on suunaga paberist välja, järelikult meie peame asetama käe vastu paberit. Välja sirutatud pöial peab näitama magnetjõu suunda ja sellisel juhul 4 sõrme näitavad meile positiivse osakese liikumise suunda. Näidisülesanne S. Märgi joonisele voolusuund juhtes. Põhimõtteliselt on tegu sarnase
olukorraga, sest ka ju voolusuund langeb kokku positiivsete osakeste liikumise suunaga. Seekord, eks ole, magnetväli on suunaga paberisse, mis tähendab, et me peame vasaku käe asetama peopesa ülespoole. Nüüd pöial peab näitama jõusuunda. No ma keeran siis seda paberit, ma ei hakka kätt väänama, et pöial näitaks jõusuunda. Nüüd on väli tuleb paberisse, pöial näitab jõusuunda sinna, kuhu näitavad sõrmed. Sinna suunda on elektrivool. Nii et elektrivool peab olema siis suunaga diagonaalis alla. Näidisülesanne D. Noh, see on selles mõttes kõige lihtsam, et siin tuleb nüüd määrata jõusuund ja tuletan meelde, et jõudu näitas siis pöial. Väli jääb tulema peopessa. See väli tuleb paberist välja. Järelikult ma asetan käe peopesaga allapoole. Sõrmed 4 tükki näitavad voolusuunda. Keeran paberit nii, et sõrmed näitaksid voolusuunda. Ja välja sirutatud pöial näitab siis juhtmele mõjuva jõusuunda. Nii et jõud peab sellel joonisel olema suunaga vasakule. Ja viimane U. Ja siin ma tahaks nüüd juhtida tähelepanu sellele, et liigub negatiivse laenguga osake. Nii et selle asemel, et sättida sõrmi liikumise suunas, peame me märkima ära liikumisele vastupidise suuna, sest kui negatiivne osake liigub sinnapoole sellepärast, et mingi positiivne keha teda tõmbab, siis, eks ole, positiivset laengut see positiivne keha tõukaks. No ja nüüd, kus meil on olemas antud olukorras positiivse osakese liikumise suund, saame siis jälle teha käemärke. Väli tuleb peopessa, käe selg vastu paberit, sõrmed näitavad positiivse osakese liikumise suunda ehk negatiivse osakese liikumise vastupidist suunda, välja sirutatud pöial näitab jõusuunda. Nii et sellises olukorras on siis Lorentzi jõud suunatud alla.